Tere tulemast Võti tuleviku podcasti. Mina olen Robert Ja mina olen Liisa. ja Võti tuleviku podcasti siin räägime siis asjalikke asju, anname nõu noortele ja vastame võib-olla huvitavatele küsimustele. Täpselt nii. Seega tänased teemad meil ongi privaatsusküpsised, turundus üldiselt ja nõu noortele, aga kes osk kõige paremini teab, saab juba ennast ise lähemalt tutvustada. Tere, mina olen Karl ja mina juhin igapäevaselt digiagentuuri nimega ePPC ja olen nüüd siis meie agentuuri tegutsenud 9 aastat ja enne seda ma olin 5 aastat ka Google'i peakontoris Dublinis ja olen ka TTÜ-s või siis nüüd TalTechis õppinud majandust ja magistris äri IT-d, nii et siin olen ka päris juba tuttav. Väga põnev taustus selles mõttes, et välismaine Google'i kogemus on juba väga hea. Aga alustaks võib-olla kõige algusest, nii-öelda definitsioonidest, et mis on küpsised, et kuidas nad töötavad just nagu online reklaami ja turundus kontekstis? Väga spetsiifiline küsimus kohe alustuseks, et siin see on selline populaarne teema viimasel ajal, kõik räägivad küpsistest. Tegelikult ma arvan, et keegi väga ei tea, mis need küpsised on. Ja kui nagu turundajate peale mõelda, siis ega nemad ka ei tea. Et kui tudengid mõtlevad, et ei tea, et mis need küpsised huvitav on, siis ma võin teile öelda, et ega tegelikult enamus turundajaid ka ei tea absoluutselt, mis need on. Aga, ja mina ei ole ka selles mõttes IT-inimene otseselt, aga lihtsustatult on see üks fail, mis laetakse sulle brauserisse, kus on siis sinu andmed. Kui ma just tulin siia TTÜ hoonesse sisse, siis ma vaatasin, et siin ei olnud enam garderoobi tädi, kes garderoobi numbrit jagaks, kes kunagi oli, aga sisuliselt see töötab umbes samamoodi, et kui sa lähed garderoobi ja annad oma joppe ära, siis saad sealt endale garderoobi numbri ja siis kui sa tahad seda jopet tagasi saada, siis sa lähed ja annad oma selle numbri ja see küpsis ongi umbes nagu see garderoobi number, et siis see salvestatakse sulle brauserisse, lähed sealt lehelt minema, tuled mingi hetk tagasi, siis tänu sellele küpsisele brauser siis teab, kes sa oled, mis sa seal enne tegid. Näiteks seal on palju asju, midagi selle saab teha. Üks asi on lihtsalt, kas sa oled sisse logitud näiteks, et seal on puhtalt tehnilised küsimused, mida see küpsis võimaldab, või kas sul on ostukorvi jäi seal pooleli või midagi ja ostukorvi näiteks. Aga siis on ka erinevad turundusvõimalused sellel, et kuidas siis mõõta näiteks, kas inimene siis on mingi ostu sooritanud mingil hetkel või mis ta täpselt seal teinud on. Ja siis seal veel need jagunevad omakorda nii-öelda esimese osapoole cookideks ja teise osapoole cookideks või first party ja third party cookie. Ja see, mis tegelikult, millest räägitakse, mis nagu ära kaovad, et on mingi cookie apocalypse, et need on tegelikult need kolmanda osapoole küpsised, mis on osaliselt juba ära kadunud, Chrome'ist varsti kaovad ka ära, mis ei tähenda, et üldse kõik küpsised ära kaovad. Ja see on nüüd see, millest suuresti räägitakse ja kui nüüd võtta siis seda võrdlust jälle selle garderoobi numbriga, siis kolmanda osapoole cookie on nagu see, et sa annad oma selle garderoobi numbri siis mingile suvalisele inimesele, võib-olla ka mitte suvalisele, aga mingile teisele inimesele üle ja siis tema võib seda sinu jopet ka sealt minna võtma ja sa võib-olla tead, kes see inimene on, võib-olla ei tea, et see on nagu see ohtlikum pool nende kolmanda osapoolt cookide juures, et siis need võimaldavad jälgida sul seda, et mis sa mujal ka teed. Jah. No võt siis, see oli päris hea selline lihtsale inimesel teeb ka selgeks selle näite, et mis on küpsised, et see oli väga hea näide, aitäh teile selle eest. Aga siis siit lähekski sujuvalt edasi, et aga kuidas siis ettevõtted neid küpsised enda jaoks ära kasutavad, et kasutajat jälgida, et reklaame siis isikupärastada, ja muidugi siis ka mis sellega siis kaasnevad privaatsusprobleemid võiksid olla peale selle, et jah, et see kolmas inimene võib sinu jopet minna võtma, aga mis seal siis veel on kõik? No ettevõtted tegelikult, kes kasutavad siin erinevaid turundusplatvorme, analüütikaplatvorme, reklaame,
ega nemad väga ei tea, et nad üldse mingid cookiesid või küpsisid kuskil kasutavad. Et need, kes sellega rohkem tegelevad, on erinevad platvormid, Google, Facebook ja nii edasi, nemad on väga hästi kursis, kuidas need cookid töötavad ja nemad tegelevad sellega väga põhjalikult. Et tavaline keskmine reklaamija ei tea sellest nagu väga midagi, tema lihtsalt läheb, teeb oma kampaania, siis ta seadistab ära nii-öelda conversion tracking või konversioonide jälgimise, et näha, et kui nüüd inimene tuli seal mingist kampaaniast, et kas ta siis pärast seda sooritas ka mingisuguse tehingu või näiteks mingi ostu või päringu saatis. Ja ega ta täpselt ei tea, et seal nüüd on mingisugused cookid mängus. Ja teine variant on näiteks siis remarketing või taasturundamine, et kuidas see siis inimene käib sul lehel, vaatad, et siin on mingisugune kingapaar ja ei osta seda ära ja siis see kingapaar hakkab sind jälitama internetis pikemat aega. Ja siis see on üks võimalus, kuidas neid ära kasutada veel. Või siis, kui nüüd ongi need kolmanda osapoole cookid ka, et siis seal erinevad osapooled koguvad sinu interneti külastus ajalugu ja selle põhjal siis ütlevad, et okei, et sina oled huvitatud näiteks nendest kingadest siis, et näitame sulle erinevate kingade reklaame. Ja niimoodi see umbes lihtsustatult töötab. Ja. Aga kuidas siis leida see tasakaal nii-öelda selle vajaliku osa taletamiseks versus siis nii-öelda privaatsuse säilitamiseks, et kus jookseb see piir, et millal nii-öelda minu privaatsust hakatakse rikkuma? See on hea küsimus, et ma arvan, et tegelikult need esimese osapoole cookid, no üldiselt ei riku suuresti väga kellegi privaatsust, et ma just üritasin mõelda ka nagu üks päev, et siin et mul on olnud siin viimase, mis nüüd siis juba 15 aasta jooksul sadade erinevate võib-olla isegi, võib-olla tuhandete isegi mingite erinevate reklaamijate kontodes Analyticsisse igale poole ligipääsud. Ja ma ei saa öelda, et mul oleks sealt mingit väga mahlast infot nagu isiklikku datat olnud võimalik saada sealt, et ma näiteks, minu esimene töökoht oli suveteller pangas ja siis ma sain kõikide inimeste pangakontodele põhimõtteliselt ligi, kui ma oleksin tahtnud ja mis tehingud neil olid seal. Ja pole nagu ligi lähedalegi sellisele infole kuskilt ligipääsu saanud. Võib-olla kui ma väga oleks tahtnud häkkida midagi välja, siis võib-olla oleks see midagi nagu kokku nagu otsinud, aga suures plaanis ega seal ei ole tegelikult nüüd liiga palju seda sellist privaatsuse rikkumist, et eks natukene võib-olla on ka ja kindlasti on, tähendab ka, aga mis nagu on tehtud see, et nüüd on igal pool need cookie pop-upid, minu arust on natuke interneti katki teinud, et kui sa lähed igale poole, siis sa pead selle, et allow cookies, luba küpsised või siis pane kinni. Mõnikord mobiilis see leht ei töötagi põhimõtteliselt, et sa ei saagi seda kinni panna, sa ei saagi sinna lehele. Mul päris tihti läinud lihtsalt pannud lehe kinni ja ära läinud, sest ma pole sellest cookie aknast edasi saanud lihtsalt, sest see on nagu mingisugune, ei tööta lihtsalt korralikult. Ja nüüd on siis mingisugune, et säästame privaatsust, teeme interneti katki, et mis privaatsust me täpselt nüüd nagu säästsime, et ma arvan, et see on nagu kuidagi siin läinud veits lappama see kuidas seda on korraldatud, et see kolmandate osapoole küpsiste kaotamine, ma arvan, et see on nagu igati mõistlik, aga mis selle GDPR-iga toimub, et see on nagu täitsa siuke väga naljakas. Ma loodan, et mingil hetkel see kuidagi tekib mingisugune mõistlik lahendus sellele ka. Et mida ettevõtted teha saavad, ettevõtted peavad ka kuidagi nagu aru saama, et mis privaatsust nad üldse siis rikuvad, ega keskmine ettevõte ei saagi tegelikult aru sellest, et ta rikub mingit privaatsust ka, et tema tegi reklaami, seadistas ära seal, et ma siis näen, kui paljud inimesed seal siis ostu sooritavad ja siis võib-olla rikutakse seal ka kuskil privaatsust, aga
aga enamus neid ettevõtteid tegelikult ei saa sellest absoluutselt aru, et ta kuidagimoodi seal seda privaatsust ka rikub, et sa pead sellest ikka päris hästi aru saama, et üldse, mis sa seal teed, et seda privaatsust ka niimoodi rikkuda, aga üks asi, mis tänapäeval on nõu, et sa paned oma privaatsuspoliitika sinna, et sa paned lehele üles selle, mis platvorma sa kasutad, mis reklaamiplatvorma sa kasutad, aga kui paljud seda nüüd jällegi loevad, kui paljud selle vastu reaalselt huvi on, et väga tihti, mina vahel loen neid privaatsuspoliitikaid, aga lihtsalt professionaalsest huvist. Ma arvan, tavakasutajale nagu võib-olla see lihtsalt kerid mööda ja vajutad okei. Aga üks asi, mida nagu reklaamijana nagu mõelda on võib-olla, et ei tasu nagu liiga kriipiks minna remarketingi reklaamidega, et kui keegi on lehel käinud, et siis siis talle näidata nagu väga täpselt ette, et kuule, et sa just nägid nüüd neid seda toodet siin ja me teame sinust nüüd seda ja siis tule osta ja üldse tegelikult tihtipeale need sellise tootega inimese jälitamine tegelikult ei tööta ka väga hästi, need tulemused ei ole ka seal tihtipeale nagu kõige paremad, et sa jätadki seda, vaatasid seda ühte mingit kingapaari ja siis sa kuu aega näed seda kingapaari. Et see on nagu üks asi, et lihtsalt mitte näidata seda sama reklaami inimesele seal kuude kaupa, et sa saad selle seadistada ära ka, et okei, et kui ta nüüd kohe esimese päeva jooksul ei ostnud, võib-olla seal 7 päeva jooksul ostab, et siis näitame talle 7 päeva seda reklaami võib-olla või näitame talle, ütleme, 10 korda. Et piirata ära seda, et kui palju üks inimene näeb seda reklaami üldse. Ja siis ka seda teha, et kui inimene siis reaalselt selle ostu ikkagi ära on sooritanud, et siis tema sealt listist välja võtta. Kui ka nüüd teoorias need cookid kuidagi ära kaoksid, siis kaob ka võimalus seda välistada, et inimene tegelikult selle ostu sooritas. Et see on ka üks probleem, et jah. Pinnapealselt nagu tundub, et see kõige suurem murekoht ongi see inimestel, et Facebook kuulab mind pealt, et kust ta teadis, et ma just neid kingasi vaatasin, et siin on midagi väga kahtlast. Et kuidas nii-öelda seda probleemi nagu leevendada või kus kohas see päris murekoht on siis? See, kas Facebook kuulab pealt, sellest on meil eraldi terve siin loeng täna ka, aga see on ka selline huvitav teema, et kogu aeg küsitakse mult seda, et kas Facebook kuulab pealt. Ja sellest võime ka siin muidugi pikemalt rääkida, aga kuidas seda ka seda muret leevendada, see on nüüd siuke Facebooki mure, eks ole, nad on üritanud ka tegelikult päris palju infot avalikuks teha, et näiteks sa saad vaadata, mis infot Facebook teab su kohta, et mis huvide kategooriad sa oled läinud ja kui sa näed mingit reklaami, sa saad vaadata, et okei, why am I seeing this ad, et miks mulle seda reklaami näidatakse. Et seda poolt on Google ja Facebook mõlemad pannud päris palju juurde. See on, ma arvan, tegelikult väga positiivne siuke edasiminek, et inimene saabki vaadata, okei, ma näen seda reklaami ja siis mul on tunne, et okei, nüüd ta kuulas pealt. Aga et kui ma klikin sinna reklaami peale ja siis ma näen, et ma näen seda reklaami, sest ma just ostsin endale paari sokke ja siis Facebook arvas, et äkki sul on kingi ka vaja siis juba, kui sa ostsid sokke või midagi sellist, et ma arvan, et seda infot ilmselt tuleb üksjagu veel ka Facebooki ja Google ja teiste platvormide poolt, et seda nagu kui see võimalikult nagu avatuks tuleb, et siis see inimestel võib-olla kaob ära ka nagu see paranoia, et okei, nüüd nad kuulavad mind. Jaa, seda kindlasti. Aga kas siis praegu on ka nagu selline oht, et nagu, et sa tahad koguda võimalikult palju andmeid, aga samas privaatsuse ja kõik see säilitamine ja see, et kuidas siis nagu see hea tasakaal võiks olla, et seal see leida? No, üks asi on, et inimeste nagu isiklikke andmeid ei tohiks kuskilt moodi koguda ja tegelikult need erinevad platvormid ka ei kogu sellist isiklikku infot, et ka näiteks Google Analytics, siis see on siis see
kirjutatud juba, et sa ei tohi nii-öelda personally identifiable information'it koguda, et et sa saad selle inimese isikuga ära siduda. Ja nüüd uus Google Analytics ka on täiesti nagu proovinud sellest võimalikult kaugele minna. Et tegelikult see on juba Google ja Facebook nagu teevad ka pool sellest tööst ära. Et see on jällegi nagu, ma ütleks, rohkem nende teha, kuna väga vähe kasutatakse mingisuguseid sellist custom lahendusi reklaamijate poolt, et tavaliselt võetakse mingisugune platvorm, tehakse, mis see platvorm võimaldab, ja kui see platvorm siis mingid võimalused keerab kinni või paneb juurde, et siis neid ka kasutatakse või ei kasutata. Et võib-olla nagu e-maili turunduse mõttes seal on neid ohukohti rohkem isegi. Sellega mina igapäevaselt ei tegele, aga seal on nagu rohkem andmeid siis turundaja käes, kui ta kogub selle e-maili aadressi, mis ta teeb sellega, et kas ta siis saadab ka sellele e-mailile siis mingit reklaamkirju ja kas inimene saab sealt ilusti ennast ka unsubscribe ida, nii et mõnest kohast sa paned unsubscribe ja siis mingi aja pärast oled ikkagi tagasi, et tegelikult see võib-olla see on ainult seal lihtsalt see nupp, et unsubscribe, aga tegelikult päriselt midagi ei juhtugi, on ju. Ja kuidas neid nagu neid andmeid jagada, et see e-mailide pool, ma arvan, on oluliselt tundlikum kui tegelikult muidu see digiturunduse pool, millega me näiteks tegeleme, mis on Google ja Facebooki reklaamid, et seal sellist infot tegelikult ei liigu praktiliselt üldse kuskil. Vot see on hästi hea teada, et see võiks tõesti kaugemale siis jõuda rohkemate inimesteni, et vähem paranoiat oleks selles suhtes. Ja. Aga võib-olla räägiks natukene üleüldisest digiturundusest, et millist nõu annaksite te noortele, kes nii-öelda sooviksid selle valdkonnaga hakata tegelema, et mis nii-öelda oskused ja teadmised nii-öelda need hädavajalikud just on? No esimesena ma mõtleks üldse, et miks sa üldse tegeleda tahad sellega ja kas see nagu ikka tegelikult, kas sind huvitab või sa oled näinud kuskil mõelnud, et ma nüüd Facebookis meeldib scrollida või Facebookis noored ei scrolli võib-olla, ütleme TikTokis, siis et see digiturunduse töö ei tähenda siis seda, et sa nüüd siis oledki lihtsalt seal, oled päev otsa scrollid kuskil, et seda poolt nagu, et kust üldse see mõte tuleb, et sa tahad digiturundusega tegeleda, on ju. Ja siis üldse, ja digiturunduse valdkonnad on ju väga erinevad ka, et näiteks sama e-maili turundus, millest ka mina liiga palju tegelikult ei tea, aga see on üks osa sellest, on ju, teine asi on makstud reklaam, on sotsiaalmeedia haldus, nii-öelda tasuta pool, analüütika pool rohkem, siis rohkem loovlahendused, kas videod, pildid, et nagu disaini pool, copy pool, ehk siis see nagu reklaamtekstide kirjutamine. Ja need valdkondi on nagu seal palju, et tasuks nagu kõigepealt uurida, et saada nagu mingisugune ülevaade sellest, mis need erinevad asjad üldse on ja siis vaadata, et kus on nagu minu tugevused seal. Ja üks asi, mis on digiturunduse pool väga hea, on see, et see materjali internetis on nagu meeletult lihtsalt, et sa võid TikTokist, YouTube'ist, Google'ist igalt poolt leida mingeid erinevaid asju, tasuta täiesti ka, on ka tasulisi programme muidugi, üks väga hea programm on Conversion Excel, cxl.com, kui keegi tahab minna vaadata, seal on vist ka mingisugune tasuta trial, et seal on väga põhjalikult sellised kursused ka olemas, et saab ka sealt ülevaate ja siis proovida natukene seda siis ka rakendada, kui sa mingeid teadmisi saad. Et see ma arvan, on see kõige huvitavam pool, et leia mingisugune tuttav või siis, ma ei tea,
kuskilt keegi, kellel on mingisugune väiksemgi äri ja proovi siis midagi nagu ära teha ja vaadata, kuidas see läheb. Et see annab, ma arvan, kõige parema aimdus üldse sellest, et mida see endast üldse kujutab ja see praktiline pool siis ka kinnistub kindlasti need teadmised, kus on midagi õppida, siis sa siis proovid midagi teha või proovi ka midagi endale võib-olla, aga siis teha, on ju, et see on üks asi. Teine asi on see, et kas sa oled valmis selleks, et kõik asjad kogu aeg muutuvad. Et kui sa otsid midagi nagu stabiilselt, et ma nüüd lõpetan ülikooli ära näiteks ja siis mul ongi nüüd kõik, mina ei õpi enam mitte kunagi, on ju, midagi, siis see ei ole kindlasti nagu õige koht, kus nagu digiturunduse peale siis minna, et siin nüüd viimase paari kuuga on juba nii palju asju siin muutunud ja juurde tulnud selle AI, ChatGPT asjadega, et see on juba nagu täiesti pea peale kõik keeranud, et see asjad lähevad väga kiiresti, liiguvad ja muutuvad, et sa pead olema valmis selleks, et see, mis sa oled nüüd õppinud, võib-olla õpid ka mingi nipi selgeks, saad sealt midagi väga häid tulemusi ja siis võib-olla see paari kuu pärast, nädala pärast enam ei toimi, on ju. Et see kogu aeg juurde õppimine on hästi oluline pool ja kui sa sellega ei viitsi tegeleda, siis sealt midagi head välja ei tule kindlasti. Ja konkurents on ka päris suur selles mõttes, et kui sul sellest nagu päriselt huvi ei ole, sa tõenäoliselt ikkagi jääd nagu jääd teistest ikkagi maha, kellel on selle vastu nagu suurem huvi, kes on valmis nagu kogu aeg siis juurde õppima ja lugema ka, et see on, ma arvan, üks oluline pool, mille peale mõelda ka. Kindlasti ja seega kui sul ongi nüüd see päris selline huvi ja sa oledki valmis siin arenema pidevalt, et siis kuidas oleks siis nagu veelgi võimalik nagu tõhusalt koostööd teha ka nagu juba oma ala professionaalidega, aga just siis nagu turunduse valdkonnast, et näiteks sul on disainerid, kirjanikud, et kellega sa tahaksidki turunduse valdkonnast koostööd teha, et kuidas sa seda tõhusalt võiks teha? Jah, no ma ei teagi nüüd, mis moel seda nagu koostööd, mis moel sa seda koostööd mõtled täpselt ka, et noh, üks variant on alguses pakkuda ennast tasuta kuskile appi. Tõenäoliselt just mingite väiksematesse ettevõtetesse, kellel võib-olla, kui sa näed kuskil, et no kõige lihtsam näide võib-olla on nagu, kui sa näed kellegi sotsiaalmeediast, et neil nagu puudub igasugune sisu, on ju, või nad teevad seal midagi väga jubedat, on ju, et siis võid nagu iseenesest kirjutada, öelda, et kuulge, et ma teen teile tasuta natukene aega, on ju, et vaatame, mis siis saab, on ju. Et võib-olla see on nagu üks hea võimalus, kuidas ka saada siis see nii-öelda jalg ukse vahele, et lihtsalt leida keegi, kellel on nagu näha selgelt, et neil jääb vajaka sellest poolest. Et see on üks võimalus ja tasub ka lihtsalt, kui sul ongi nagu soov konkreetselt kuskil mingi disaini asjaga tegeleda näiteks, et otsi välja siis mingisugused disainiagentuurid näiteks ja võid julgelt kirjutada, et ega Eestis on need agentuurid üldjuhul üpris väiksed ja see ei ole nagu selline suur korporatsioon, et pannakse need töökohad ülesse ja siis seal on värbajad ja kõik seal, et see käib suhteliselt niimoodi, et keegi on olemas siin, pakub ennast, võib-olla tegelikult leiaks küll midagi talle teha, et võib täiesti nagu julgelt niimoodi lihtsalt kirjutada, muidugi tasub ka siis panna nagu mingisugune motivatsiooni nagu kiri sinna juurde, et miks sa just oled huvitatud sellest ja milleks sa võimeline oled ka. Ja noh, see on üks võimalus, kuidas läheneda, et halvimal juhul sulle lihtsalt ei vastata ja paremal juhul võib-olla saadki mingisuguse praktika endale näiteks. Et siin enne mainisime sellest nii-öelda pidevast arengust ja nii-öelda juurdeõppimisest ka, et kuidas see nii-öelda protsess välja näeb või mis nõud annaksite just, et seda protsessi nagu efektiivsemaks teha? No iga nagu valdkonna
juures, iga digiturunduse valdkonna juures on sul mingid omad põhi sellised spetsialistid, mingisugused kanalid, ütleme, et sul on ongi mingisugune TikToki kanal, mis räägibki kõigest, mis on uut disainimaailmas näiteks on ju, või siis mingid inimesed, kes postitavad aktiivselt sisu, et need nagu välja otsida ja neid jälgida näiteks, või siis on ka lihtsalt erialased mingisugused portaalid ka, mis kirjutavad sellest, et olenevad, mis valdkond on, et noh, näiteks otsinguturuses on Search Engine Land, ongi üks eraldi portaal, mis kajastabki praktiliselt kõiki otsingumootori turundusega seonduvaid uudiseid ja noh, kui sa oled TikTokis piisavalt palju laikinud mingisuguseid videoid ka, eks siis sul tuleb neid ka veel sinna juurde, et seal on ka päris huvitavat sisu toodetakse seal, eriti nagu alustamise mõttes ka, et see jah. aga mis on siis näiteks mingi uus trend, mis teid ise ka elevile ajab? No uus trend on kindlasti kõik, mis on selle ChatGPT-ga seonduv, et sellest räägitakse siin viimased paar kuud nüüd igal pool, et see, ja mitte kogu OpenAI ka, on ju, et nii nagu tekstide genereerimine, kui ka tegelikult koodi genereerimine, kui ka siis piltide ja muu sellise materjali tegemine ka läbi AI, on ju, et see on päris ulme, mis on viimase paari kuuga siin nüüd toimunud ja mis veel on toimumas ka, et kui see oli nüüd ChatGPT 3, mis välja tuli, varsti tuleb ChatGPT 4, mis tuleb veel võimsam, siis see paneb mõtlema küll, et mis nüüd siis täpselt toimuma hakkab. Et see on nagu üks asi, ma arvan, mille peal on paljud mõelnud ja mina ka mõtlen päris palju, et mis ta täpselt saama hakkab, mida juba praegu saab teha, mis võimalused on, et tekstide kirjutamise puhul näiteks või reklaamtekstide kirjutamisel sa saad juba päris hästi ära kasutada, et sa panedki oma sisendid sinna sisse ja ta kirjutabki sulle selle pool lugu juba valmis, võib-olla sa natuke üle kontrollima ja ta teeb seda ka eesti keeles, mis on kõige nagu müstilisem. Yeah. Et ei ole ainult inglisekeelne, vaid eesti keeles ka täitsa nagu okeilt. Ja see, et sa saad mingisuguseid pilte ka teha lihtsalt niimoodi, et paned, kirjeldad, mis sa tahad ja sul ongi nagu see valmis. Et see on ka päris, kui ma oleks disainer, siis ma oleks päris hirmunud huvitav, mis minust nüüd täpselt saab, et kui noh, seal on veel ikkagi veel üksjagu veel aega minna, et see nüüd nagu päris saaks kõik disainerid ja copywriterid vahelt ära võtta, aga mingeid lihtsamaid asju kindlasti juba, et jah, see on, et õppida ära kõik need promptid ja kuidas olla osavam ChatGPT ja kõikide nende muude tööriistade ärakasutamise juures, et see on juba nagu väga suur oskus tänapäeval, et ükskõik mis valdkonnas see siis ei ole. Ma arvan, et isegi mitte ainult nagu turunduses, vaid ka laiemalt, et kui sa oskad ära kasutada seda neid võimalusi, siis see on ka juba päris suur kõva pluss. Et jah, meil oli eelnev episood ka just sellel samal teemal, et seal me jõudsime ka järelduseni, et see on vähemalt hetkel on ta ennekõike nii-öelda tööriist ja need inimesed, kes oskavad seda tööriista hästi kasutada, et need on need, kes saavad hetkel eelise. Absoluutselt. Jah. Aga kas teil on võib-olla siia saate lõpetuseks veel mingid mõtted edasi, nõuandeid anda noortele või üleüldiselt digiturundusest? Kes tahavad digiturundust tulla veel õppima, siis meie ise teeme ka tegelikult digiturunduse akadeemiat, ma panen sinna siis oma selle siis kõlliga lõppu, et me tegelikult ise korraldame ka suveakadeemiat, õpetame välja noored, et vaadake eppcdigital.com/summer ja võite tulla ka meie juurde õppima ja neid tegelikult on veel erinevad programme, et tasub ka nagu vaadata, et kuhu saab niimoodi ennast
ennast sokutada, et ma arvan, et agentuuris saab just esimesed sammud nagu väga, väga hästi endal selgeks, et see on hea koht noortele alustamiseks, et sa näed erinevaid ettevõtteid, saad mõtteid jagada, et see on, ma arvan, hea koht, kust alustada, et kui saadagi kuskile praktikale näiteks agentuuri, siis sealt saab ka oma esimesed praktilised siis käe valgeks, et see ma arvan, on nagu hea koht, kust alustada näiteks, et jah, aga muidu ma arvan, et ongi lihtsalt olla nagu uudishimulik, jääda uudishimulikuks ja olla ja õppida palju juurde, et seni, kuni sul seda uudishimu jätkub ja motivatsiooni on õppida, siis ma arvan, et võib saada päris heale tasemele digiturunduses. Vot siis. Suur aitäh teile! Aitäh teile tõesti! Ja aitäh ka kuulajatele ja järgmise kullani! Tšau!